See on nagu sa mängid seda arsti mängu, vaata, et sa ei tohi vastu seina minna. Muidu käib 100-tonnine piiks ära, et nagu... Hei. Tänane video tuleb veitsa erilisem, et oleme laupäeva hommikul sisuliselt natukene enne 8 ning meiega on selline auto. Tegemist on siis GLS-iga, 400 diisliga ja seal taustal on ka Siim, kes teeb pilt ühest ameeriklasest. Et hetke pärast räägime mõlemast autost veidi täpsemalt. Tuleb äge video, nii et stay tuned. Veidi miks ka, et miks me siin kuskil põllu peal oleme kahes üks uhke autoga, siis teeme pilte. Et mõlemad autod on puhtaks tehtud. Tulime nüüd kahjuks kruusa peale, aga selline ilus allee ja mõlemast autost tulevad väga uhked ilusad pildid. No mis emotsioonid on? Pole varem nii suure autoga sõitnud. See on ikka massiivne. Peaksid veokana arvel olema või midagi. Ega see on B-kategooria maksimumi üsna lähedal, kui ma ei eksi, et täismatsid ja kõik need, et omajagu suured autod. Minu jaoks see GLC väga selles mõttes jeebist nagu suuruse poolest, ta on suurem kindlasti, aga et hirmu ei tekita. Ma ise olen ka üllatunud, sest ma alguses nagu mõtlesin, et ma istun kuskile paati sisse ja täiesti crazy, et ma ei oska selle autoga sõitagi. GMC teeb vist häält ka veidi või? Teeb häält ja siuke mõnus lõrin on selline madal, et kui S4-ga oli hea, siis sellega on veel parem veits isegi. No see mesa lihtsalt läheb, et ta on siuke modernne diiselmootor, et teab, mida teeb, hoolib kütuse kulust ja samal ajal suudab nagu liigutada seda suurt autot, et 225 kilovatti. Midagi sellist. Jah, 400 diisel peaks olema, et grammi kangem kui see 350 diisel, mis GLS-il olemas on, et see loob nagu väga hea efekti sellise suure kerega, kui seal natuke kilovatti juures on. AMG lain, selles mõttes, et ilma selleta ei saa sellist uhket autot. Auto on pärit Ferratist, selles mõttes Ferrati müüb antud autot. Oli piisavalt lahked, et usaldada meile see auto tänaseks, et täname usalduse eest, et selles mõttes see auto on tänases turuhinnas kuskil pea 100 000 eurot, et selles mõttes siuke korteri hinnaga liikuv sõiduk. Pigem on, jah. Noore pere laenu selle peale. Jah, aga samas ma saan aru inimestest, kes selle investeeringu teevad, et kui sõitu on palju ja pere on selline 5-liikmeline juba, et siis tegelikult see põhjendab ennast. Mingid väiksed detailid nagu Mersu need LED-tuled, mis siin ees on ja multibeam LED-id, et need pimedas on täiesti kosmosika. Need tuled automaatselt täistuled kõik sellega seonduv, et nad liigutavad seda valgusvihtu täpselt sinna, kus ta olema peab. Taga loomulikult LED-id, selles mõttes, et siin nagu ei pea selle teema ümber isegi rääkima. Ja kuidas see pildistamise protsess kõik välja näeb, on siis täpselt niimoodi, et Rasmus sõidab taga, minu taga istub Siim ja siis sisuliselt niimoodi kolmekesi me saame selle nii-öelda asja tehtud. Et kuna me tahame liikumise ajal pilte teha, siis sisuliselt päris crazy. Telefonid on ühendatud, kõne on meil kestnud 50 minutit praegu. Et niimoodi vaikselt asjatame ja otsime selliseid vaikseid kohti, kus saab siis möödasõidu manöövrile. Et tänu sellele saab siis sellise õige asja või nagu väga ilusa pildi. Pärast näitame teile neid tehtud pilte ka. Tunne on Siim? Saab pilte ka või? Saab. Alati saab, kui sellised ilusused kasutada. Õiget asja peab lihtsalt pildistama, avastame siin Mersu feature'id. Kui tuled põlema panna, siis need multibeamid lähevad suht crazy'ks. Päris äge, et ta kontrollib kõik need enda valgusvihjud läbi ja siis jääb tuli põlema. Üritame otsida, kuidas saab Bluetoothi peale, Sisuliselt me oleme terve selle autosõidu ajal hädas olnud sellega, et kus mingi asi on ja siin on kuskil mingid massaažiistmed ja siin on
kui siin on nii palju funktsioone. Ma ei leia ülesse siin neid asju. Selles mõttes, et siin on nii palju nuppe ja kuskil on saab menu ja oled kliimasettingutes, mõtled, et saad endale selle massaaži ka sinna kuskilt juurde panna. Ei saa, no. Ja mis siis on lahendus, kui sa ei tunne autot? Siin on personal assistant on siin. Mis meil vaja on praegu? Tahaks kuulata telefoni Bluetoothit audiot. Okei. Kuidas sa teed seda? See käib nii, et sa ütled Mercedes. How may I help you? Siis ta küsib, kuidas sind aidata. Ja ütled lihtsalt switch to Bluetooth audio. Ja hakkab kõige värskem bängeri käima, kui Tarmo paneb selle. Väga crazy. Ja ei peagi tundma nagu seda autot ja nuppe ja midagi. Mingid massaažid saad samamoodi siit kätte istmest ja lihtsalt küsid. Tavaliselt need Alexad ja Google Home'id ja whatnot, need on ikka sellised veits klankid, aga siin ta paneb tõesti täpselt nagu sa praegu selles videos tegid, et poole räägid eesti keelde, poole räägid inglise keelde ja ta lihtsalt võtab need sõnad, mis teda huvitavad ja that's it. Ja ta pole kordagi üle ka küsinud, et nagu, ma ei saa aru sest, sa ei oska rääkida inglise keeles. Mis autos me oleme, Rasmus, üldse? Me oleme nüüd GMC Yukon Denalis. Denaial, jah. Ma just raiskasin suure hunniku raha. Raiskasid või investeerisid või poleneb, mis meeldib, on ju. Me oleme tegelikult varem ka siukseid shoot'e teinud, aga pole kunagi filmida jõudnud neid. Üks erinevus on ka ikkagi tegelikult, kui võrrelda selle GLS-iga kohe, et sellel autol on siis bensumootor. Ja seda on tunda, et ka siuke väiksem gaasivahetus teeb nagu väga jõhkra hääle. Tõob mehine hääl välja seest, jah. See ei olnud pool gaasivahetust ka. Sellel autol on CarPlay olemas, jah. Kusjuures mingitel usakatel on see veel nagu siuke nagu alles tuleb. Ameerikas on see natukene maha jäänud, jah. Siin on juba mingid Spotify äpid ja särgid sees, et see on päris uhke värk. Ameerikas on see süsteem vist rohkem praegu, et igal autotoetel on mingi oma äpp. Kusjuures vaatasime seda Apple'i keynote'i siin mingi aeg tagasi. Seal oli ka ju, et nüüd Apple hakkab nagu tootma siis läbi selle CarPlay nendele uutele moodsatele autodele, millel on digitahvad, sisuliselt neid skinne või nagu asju, mis sa näed. Sa saad terve tahvu ära muuta seal. Et nagu näiteks see GLS, mis koosneb sisuliselt 2 suurest ekraanist, siis sa saad sinna nagu displayda, mis iganes see CarPlay oma funktsionaalsused sulle pakub. Et see tundub küll täitsa tulevik ausalt öeldes. Enne just, kui me siit sõitsime, siis siin on sellised siin on 50 ala ja siis siin on sellised väiksed speedbumpid. Aga kummagi autoga pole nagu sisuliselt probleemi, et kui muidu soovituslik on siuke 30 kilomeetrit ja enda sõiduautoga sa võib-olla võtad siin 20 peale, siis nende autodega siuke 50 täitsa fine nagu, et mingit maailma lõppu ei ole. Ja lihtsalt veered üle, et ei ole siuke, et käid vastu maad ära või kusagile, et praktilisuse poole pealt. Nagu ma veits arvestan seda kütusekulu ja seda kõike, siis mingi osa minust on ikka täielik selle Saksa Outfanboy ehk siis selle GLS-i. Vaatame, kuidas meie lennuk läheb. Millal siis Rasmus liisingu taotlus sisse läheb? Kuule, ma siin vaatan ja ma ei tea, ma ootan seda pakkumist praegu, et juba ootad nagu auto täpsemat hinnapakkumist, et siis saata liisingusse kogu info. Ja. Ma ei osan nagu valida ka 2 vahel, et igaks juhuks mõlemad. Ma ei ole hakanud seda istet ka nagu sättima, aga ma olen meil niimoodi natuke allpool ja ma sisuliselt napilt näen seda enda ees olevat Škoda Octaviat. Nagu ma sisuliselt näen tema tagaklaasi, alates tema tagaklaasist. Ja kui sa mäe pealgi oled, mida ma sain kogeda, et lähed üles mäge ja kurv on, no siis sa põhimõtteliselt ei näegi, kuhu sa sõidad. Väga tuttav tee minu jaoks ja siin on mingid kindlad augud, mida nagu tuleb vältida sisuliselt kadaka teel. Ja täna need augud lihtsalt ei ole teema. Et isegi kui läks nagu üle või midagi, siis minimaalne. Kuidas sa müra vaikust hindaksid sellel autol?
kuule, ameeriklase kohta ma arvasin, et ta on valjem seest nagu. Aga päris hea, ma vaatasin, paksud klaasid on kahe need kihilised. Et on nagu sellele ka rõhku pandud, jah. Ta on jah selline ikkagi luksus, vaata. Teeme GMC-st sükse väikse tiiru ümber, aga me alustasime sisuliselt, et siin on mingi GMC märk, panin korraks vaatasin, kuidas see on, ja Tavoilana. Et sellised vihjad antakse sulle kohe auto küljes, et see on küll väga vinge. Ja, et see logo ei ole mingi niisama seal. Läheb kinni ka. Aga piilu veel sisse korraks, et mingid ekraanid. Kaks ekraani. Ulme. Mitme tolline veliks see huvitav on siis? 22 tolli. 22. Sülke täpselt paras. Aga astmelauad, särgid, värgid tulevad siis välja, siis kui vaja on, lähevad peitu. Mis sa veel tead selle kohta? Et see on päris suur auto ja igal pool on kaamerad. Aga jah, see front grill, kes ütles, et 7. seerial on suur see ilupärane? Kõik tuled asjad, need on nii tehnoloogilised ja ägedad. Muus osas mina ei oskagi, et sellel autol on kõik olemas. Nagu Ameerika autodel ikka, inimene on laisk, inimene ei viitsi ennast liigutada. Miks inimene peab nuppu vajutama, kui ta saab seda teha ka kaugemalt? Midagi. Puldist käime. Mis on need diiselmootori soojendused on üks asi, tore asi, aga kui sul on Ameeriklane, siis paned selle mootori käima ja istud sooja autosse talu. Või vastu. Aga ta lasi ennast alla poole ka või üles poole vahepeal. Miks ta seda tegi? Et sul mugav oleks ikka. Väga crazy. Kuidas tee ühte sõita oli parklasse? Väga kitsas. See on nagu sa mängid seda arsti mängu, vaata, et sa ei tohi vastu seina minna. Muidu käib 100-tonnine piiks ära, et nagu ei tahaks. Et GLS tuli natukene kiiremini siia ülesse kui Yukon, aga jah, sul on õigus, et selles mõttes me mängime väga turvalist mängu. See ei osku see mitte jõu taha selle auto puhul. It's not a joke, et selles mõttes siin autod on grammi kallimad kui keskmised linnapildis olevad autod ja pigem ei ole huvi siin nagu mingit kriima tekitada. Pigem ei ole. Okei, aga Siim juba seal midagi teeb selle GLS-iga. Lähme vaatame ka ja teeme pilte. Tegime veits seda autot väljast natukene puhtamaks ja siis kui puhastad, siis jäävad ikka vaata mingid kindlad asjad silma. Siis vaatad lõpuks, et antenn on kuskil juhi peal. Pole varem näinud, on ju? Miks? Ma olen meeter, ma ei tea, 87 pikkaine ja see auto on siis minust veel nagu normaalselt üle ikka. Näita, mis sa teed siin ka siis? Ma otsin ilusaid detaile, mida GLS-il ilmselgelt jagub. Taust on udu ja äge. Enne kui me siia sõitsime, siia T1 juurde pildistama, siis sisuliselt sellel autol on siis ikkagi selle Burmeisteri audio. Väga raske on kirjeldada paremat audiosüsteemi, mis tehasest tuleb nagu, et selles mõttes see Burmeister maksab muidugi meeletult, aga ta tõsimeeli nagu, ta on väärt seda investeeringut nii-öelda. Ja istmed on siis soojenduse ja jahutusega ja siis loomulikult ka massaažifunktsioonidega. Muidugi. Et ei ole üldse nagu ebameeldiv koht, kus olla. Raske on midagi nagu kritiseerida. Kui ma ise sõitsin, siis mulle nagu see tekitas natuke küsimärki, et see käigukang, et hästi süke väike, plastikuline, samal ajal kui nagu kõik muu on väga premium. Nagu iga detail, iga nupp, mida sa katsud, sisuliselt on selline alumiiniumi tunnetusega.
Siin on see e-active mingisugune vedrustus, mis siis nagu sisuliselt aitab sul, nagu ma enne mainisin, nende nii-öelda selliste hüpete peal ja sellel kõike seda stabiilseks teha. Samal ajal on sellel autol juba see funktsioon ka, et tagarattad veits aitavad sul pöörderaadiust tõsta. Et see on küll üliminimaalne, mis nemad nagu pööravad, aga see aitab sul nagu manööverdada selle autoga. Ta nagu ei jäta seda efekti, et tegemist oleks mingisuguse laevaga nüüd ja ülestulek oli selle Yukoni jaoks ikkagi oluliselt kitsam. Sellel autol on olemas lisavarustusest kogu lisavarustus. Ta on 6-kohaline, mis nagu alguses paneb veits mõtlema, et tavaliselt on autod ju kas 5 või 7-kohalised, eks. Kõik need read on tehtud selliselt, et sa saad igas reas nagu täiskasvanuna mugavalt istuda. Et sul ei ole seda efekti, et taga on see pagassis istumine nii-öelda. Ja see jõuab selleni välja, et see nii-öelda kliimasüsteemid, et loomulikult igal autol on siin ees, mõnel autol on siin taga, aga ka sellel autol, kui sa sinna üles vaatad pagassi, siis seal on ka need venditüüsid nii-öelda ja sinna tuleb sulle jahedat õhku. Kui me vaatame seda panoramkatust, et kõik need asjad on nagu venitatud nagu maksimumini, et see avarus nagu siia salongi tuua. Topsi hoidjaid sisuliselt, kui sa arvestad neid ka sisse, mis on tegelikult ilmselt mõeldud tagainimesele, siis sul on siin lihtsasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 topsi kohta. Kui sa siia korraks piilud, siis näe palun, siin on eraldi ilmselt kliimasüsteemist nagu tuleb jahe õhk ka täpselt siia. Tunned, et su jook on reaalselt jahedam kui see, kui väljas on praegu 29 kraadi. Tahad ju jahedat jooki? Muidugi. Laekad, selles mõttes, et puudujääke ei ole. Valgustus, kogu see nagu salongi see, et ma arvan, et sellest on nii palju räägitud, et see on nii hea. Ja ma näen siit veel seda heads-up display'd ka juhuslikult lihtsalt, et väga kvaliteetne. Ka muidugi olemas. Behind the scenes autotöö võtted. Jah, tooteid on aega pildistada. Et see Eesti content on ikkagi tõestanud ennast, et see on hoopis teine kvaliteet kui see, et sa võtad mingi Lamborghini Belgia numbrimärkidega. Et see kohalik kraam on ikka oluliselt väärtuslikum, et näitab ka seda, et me näeme vaeva nagu ja loome seda kohalikku contenti. Ja ülemiste seal taga ja One. Iga kord, kui alla sõitan, siis Rasmus on tangis ja mina lihtsalt vaatan enda massaažiistmetega pealt seda. Aga kumma valid siis? Mesa ikkagi, Mersu valin, et see GMC on natuke liiga suur. Et sellega manööverdada siin keerdtreppi mööda oli ikka palju hullem kui Mersuga. See on nagu parajalt suur ja nagu mahub igale poole ja see salong mulle meeldib ka rohkem lihtsalt. Päris pikk päev on olnud ka, tahaks ära mainida. Me hakkasime pihta kuskil 6:30 ja nüüd hakkab keskpäev saabuma. Selline tunne on, et tahaks kohe magama minna, koju magama minna sisuliselt, et ei ole nagu pool päeva veel alles või veel rohkem, et meeletult on ringi jooksmist olnud ja nagu seda, et see kvaliteet oleks sellel asjal taga, et neid lappe, mis meil siin ajapikku on tekkinud päeva peale, et me vaatame täiesti kuiva ilma nii-öelda sellist perfektset autopildistamise ilma ja me sihtisime siis hommiku päikest. Aga samal ajal neid lappe, mis me siin nagu autosid puhastanud oleme erinevates kohtades photoshoodil on vist kokku mingi 10, kui mitte rohkem. Korraks pimedas GLC salong ka full glooris, väga mõnus. Lähme enda igapäeva toimingute juurde siis tagasi. Istume enda 15 000 eurosesse autosse tagasi ja võtame need mälestused, et selles mõttes tõesti aitäh Ferratile, aitäh Ameerika autole, aitäh Siimule, kes aitas siis seda kõike nagu üles jäädustada. Midagi veel? Ja viimane aitäh vaatajatele ka, et vaatate meie videoid ikka ja taustal tegelikult sai 1000 täis ka, et tegelikult peaks midagi erilist tegema, et see on väga äge, et nii palju teid on juba seal. Mis me ära anname? Midagi mõtleme välja. Teeme jälle see, et avaldage oma arvamust, siis kumb auto, kas GMC või siis GLS on, et
väga erinevad ja proovige see rahanumber nagu kõrvale panna, et selles mõttes tegelikult nendel autodel on ikkagi uuest pärast nagu siuke protsentuaalne märgatav hinnavahe. Et ärge mõelge nii väga nagu selle rahanumbrile, vaid mõelge sellele emotsioonile ja kõigile sellele ka. Et andke kommentaarides märku, kumb on teie valik. Jagamismängu teeme siis niimoodi, et 3 võitjat, igaüks saab meie bestsellerid, saab ühe kuivatuslapi suure ja liitrise vetkoodi. Super, aga siis tõesti, like and subscribe järgmiste videodeni. Näeme, tšau! Tšau!